to get this song out. Sing it again. Sing it again. Sing it again. Mutta mä oon Betsom. Betsossa on kohdallinen. Onko siellä pornoa? Imre Sooäär, äsja kuuldud laulu autor minu kõrval, mul on väga hea meel Imre sind näha. Tere Ines! Kuidas sul meeleolu täna on? Tegelikult tahaks kõigepealt soovida nii sulle kui ka vaatajatele head Tartu rahu aastapäeva, sest Teremaja on nii ära umistatud Eurovisioonist, et siia muud täna ei paista kui üks suur päike. Täpselt. Kuidas sa aga oled Traffiku ja Luisa poolt antud esitusega rahul? Olen rahul. Ma leian, et seal tuli sellist positiivset energiat ja ma arvan, see on selle Eurovisiooni puhul kõige tähtsam, et tuleks positiivset energiat ja nad kutsusid, et helistage mulle, aga nad unustasid selle telefoninumbri ütlemata. See oli midagi vist 90-77. Oi, mul numbrid ei jää meelde, aga sul tundub, et on need numbrid väga hästi peas. Sa kirjutad Imre väga palju muusikat, aga me kuuleme seda natuke liiga vähe. Miks? Ma arvan, et see aeg võib-olla ees veel, et ma kirjutan seda rohkem sahtlisse, aga kõik vaikselt võib-olla hakkan seda välja ka tooma, et tulevikus. Suur tänu sulle, Imre. Marko. No lavalised jõud on saabunud meie boksi. Mis sulle Luisa laval kõige rohkem meeldis? Kuidas tunne oli? Mulle meeldis üks jalajälg, seal oli juba hea. Jälgis kogu aeg seda? Paremal pool. Ja see oli nii hästi läikis. Kelle jalajälg sa ju tuvastasid selle ka või? Ma ei tea, äkki mõne kaameramehe. Stigi. Stigi jalajälg oli sealt ära nähtud, aga tas Silver. Hästi on läinud, kui te olete... võid ja sa pead järgmist laulu minna esitamine. Et teil on kuulsad naised hästi mõnud. Maarjaga olete koos laulu teid, nüüd olete teise kuulsa naisega siin Eurolaulu finaalis. Võib-olla olete mõned palkategi Trafficule mõne kuulsa naissolisti lisaks sulle juurde. Jah, väike teeks agentuuri, et iga nädal uus kuulus naissolist Trafficuga. No, idee on olemas. Ma pakun teile ühte välja, näed, seal üks naine on, see on Anu Välba, me saad toimetada, vaat seal kõrval selja. Anu Välba tuleks meiega proovima laulma. Ma ei tea, aga seal kõrval on, näed, see... see teine? Ines. Järgmine kord. Sobib. Muidugi. Me oleme uue lauluega taas saanud ka Trafficule, me ajame nagu muid asju ka siin vahepeal. Seega on õige aeg minna järgmise laulule edasi. See on lugu Stefani, selle on kirjutanud Rainer Michelson ja Henrik Sall-Saller, esitab seda ansambel Supernova. No Supernova räägib ise, mis nendele muusika tegemise juures kõige tähtsam on? Milleks üldse siis bänd kontsert annab, et kui üldse raha ei huvita? Sina teed raha pärast? No raha pärast ikka teha, see ka bänd. Aga sina teed raha pärast? Jah, aga miks mitte? Tundub, et on täitsa tulus. Tore! See on nüüd teadmastus! Tore, jah. Meil on peensusteni kõik läbi mõelda. Väga tõsiselt võtame üritust. Eriti Mati, kes teeb roppe nalju. See on nihuke peavalu on selliste meestega koos teha. Kõik lood on head. Kel võib olla siis Stefani. Blondiinist on ju nii palju, jah. Lugu on põhimõtteliselt valmis ja Hendrik kirjutab teksti ja et ega seal niisugust väga koos maasistumisvärki ei toimu tegelikult. No see oleks juba liiga palju minu jaoks, et ma olen tagasihoidlik mees siiski. Ma arvan, et ta on äärmiselt kaval. Ära minu käest üldse küsi midagi. Ta teab, mis stiili me mängime. Kust nad mind tunnevad? Ta on produtsent selles mõttes. Ma ei mäleta sellest midagi. Ma lihtsalt tulin siia korraks. Vaatasin, mingid mehed on siin, tulin ajasin juttu. See ongi tema põhiroll meiega. Suures osas on kõik tip-top.
Tutvustada teile neid mehi ja naisi, kes on kindlasti Eurovisioonil kohal, kui ka neid lauljaid, heliloojaid ja tantsijad, kes siin on, ei ole. Nemad kajastavad Eurovisiooni juba kõik viimased 40 aastat meie juhtivad, kirjutavad jõud euroasjade kajastamisel on Verileevaku Postimehest, Meelis Kapstas Kroonikast, Aigiviira SL Õhtulehest ja Andri Maimets samuti Postimehest. No, te olete muidugi kursis rohkemat asjade kui meie siin ETV kitsukeses majas, et missugused hoovused siis sel aastal, nagu öeldakse, Eurovisioonil liiguvad, kuhu Eurovisioon suundub. Ma olen, sul on vastus valmis. Ei, ma arvan, et tänavu on esimest korda nii nagu presidendivalimistel, et Rüütli rahvas versus Ilvese rahvas, nii et loomeliidud, võtke ennast kokku ja andke hääled, ärge laske Rüütli rahval võita. No te, kumb te olete, kas Rüütli rahvas või Ilvese rahvast, kuidas teil läheb, kas te säilitate oma ajakirjandusliku erapooletuse või võtate telefonid välja ja oma meetriste küntega klõbistat, nagu öeldakse, sõnumeid edasi anda? No ma ei tea, et me just arutasime asja, et peaks just hääletama hakkama sel aastal. Kuidas sinuga lood on, Andri? Sa küsid hääletamise kohta, et kas ma hääletan? Ma arvan, et nii nagu suvaline inimene, kes televiisoris istub ja seda televisioonisaadet vaatab, ma arvan, et samamoodi teeme meiegi. Me oleme lihtsalt eestlased. Et sa võid olla ajakirjanik loomulikult ja ajakirjanduses teed sa nagu oma tööd, oma asju, kirjutame loomulikult pärast erapooletult, aga siin, ma arvan, me oleme osa Eesti rahvast. Verni, sa oled nii morni näoga, sa ei ole absoluutselt sellega nõus, mida Andri rääkis. Absoluutselt nõus. Ta on absoluutselt nõus. Ines, ole hea. Hea võimalus on Supernova poistelt küsida, et mis tunded siis sees pulbitsevad peale sellist esitust? Mina tahaksin tervitada kõigepealt Tartut, Tartu rahu aastapäeva puhul. Ja siis tahaks veel tervitada oma kallist naist. Esimese pulma aastapäeva puhul. Aitäh. Mina ei ütle rohkem midagi. Kõigil on selle üle äärmiselt hea meel, et teil on esimene pulma aastapäev. Eriti meil. Aga kus naine ise on? Naine on Humala kuus. Mida see võiks tähendada? See on saadris. Selge, Humala kuus. Miks ta siin ei ole sinu kõrval? Sest ta on 2 väikse poisiga kodus. Neid tervitan ka muide. Selge. Mis teid siin Eurolaulus üle üldse köidab? Miks te siin olete? Ma tahtsin öelda, et mul oli nupp valesti. Ai! Läks sassi. Ei ole hullu, nüüd sa panite korda? Ja nüüd läks, aga nüüd on hilja juba. Ma ei saa mitte midagi öelda. Mitte midagi pole teha. Ma arvan, et kõik oli sellegi poolest suurepärane. Aitäh teile, poisid. Soovid sa veel midagi öelda? Ja, ma tahtsin öelda, et mind ei köida miski. Peale selle laulu. Ja mul on silmad ainult sulle. Seda on ilus kuulda. Eelviimane laul, kes on võistlustulle minemas, on kirjutatud Riine Pajusaare poolt. Ice Cold Story on selle nimi. Esitaja on Iiris Vesik. Enne aga meenutab helilooja, kuidas see laul üle üldse sündis. Ma ei tea sellest laulust, ma ei mäleta, et ma oleks selle kirjutanud. Sinä jeerum. Ma ei tea, mis seisundis ma siis olin. See peaks olema üldrahvalik pidupäev. Ma näitasin seda Dave Bentonile. I couldn't resist the temptation to be back in the Eurovision. Kes sattus sellest vaimustusse. Yes, I gotta be on stage. It was up to me to bring the singer and I think Iiris Vesik is the right person to do the idea what I have. Siin on see tulemus olemas, kohe Iiris kuulab suu lahti ja teeb. Kuulas seda laulu Dave'i abikaasa